mul on hea meel nüüd tervitada siin meie suvestuudio saatesarja stuudios kõige esimest külalist, kelleks on Jaan Tätte. Tere õhtust! Tere õhtust! No 11 aastat juba elab siis Jaan Tätte tegelikult Vilsandil. Võib-olla meie, ütleme, Tallinna Televisiooni vaatajad huvitab, et kui tihti siis Jaan Tätet on näha ka pealinnas? Järjest harvemini, aga küll ma käisin seal 22 mai. Aga ennem seda vist need 6 korra ikka ma pean millegi pärast sinna sattuma. Aga need ei ole mul kvaliteetaega, ma seda aega ei paiguta. No nüüd suvel tegelikult ma saan aru, et te satute ütleme ka pealinna ja mujale Eestimaale rohkem, sest et üks tuur on tulemas. Ja tekkis selline mõte, oleme Jaan Pehkiga head sõbrad, nii et minu taluvus on tal isegi tema nimeline tuba, kus ta ikka käib ja kus me maailma asju arutame ja mõtlesime, et tundus, et me nagu sobime ja et miks me ei võiks seda siis kõike teha inimeste ees ja et kui meil endal on laval tore koos olla, et äkki see kandub kuidagi siis saali ka ja saab toredat nalja ja ilusaid laule. No kui 2 sellist laululoojat lähevad koos tuurile, siis võib eeldada, et seal on ka mõni täiesti uus lugu. Jah, need on juba sündinud, mida pole veel kuskil ette kantud mõlemal meil, aga siis me võtsime veel eesmärgiks, et teeme kumbki 2 laulu suvel, üritame veel luua ja siis ennem tuuri teeme Vilsandil väikese laululaagri ja paneme selle asja üksipulgi kokku, et kuidas ta kõige parem võiks olla. Aga kuidas see suvi Vilsandil välja näeb, et mida suvi üldse toob lisaks tuurile? Vilsandi suvi on vähe teistmoodi kui siin Saaremaal. Praegu mul on tohutu palav. Seal on siis kogu need tuuline ja külm. Seal on külm ja tuuline veel ja alati, kui ma Kuressaarde jõuan, siis see tähendab seda, et siin on inimesed lühikeste pükstega ja T-särkidega ja minul on talvejope seljas ja suured kossakad riided aga tasapisi muru tärkab ja pääsukesed otsivad juba, kuhu pesa teha ja tulbid õitsevad ja ikka ilus. No peaaegu igas intervjuus ikka küsitakse Jaan Tätte käest seda, et kas on nagu tekkinud mõtteid, et jätaks selle Vilsandi elu nüüd sinna paika ja koliks näiteks pealinna tagasi? Seda saavad küsida ikka ainult pealinna mehed, et keegi siin saarel ei küsiks mu käest, et miks sa linna tagasi ei lähe. Et ei, kui sa oled harjunud selle vabadusega, mida maaelu pakub, see, et sa ei pea mõtlema, kus sa pargid oma auto, sa ei pea oma uksi lukustama, kellaajad ei tähenda suurt midagi. Kui aknast välja vaatad, näed ainult ilu igal pool. Ja kui sa sellega ära harjud, siis linnateed tegelikult ei ole enam. No mis on see miski võib-olla, mis seal Vilsandil on nagu teid nagu kinni hoidnud selles mõttes, et ma saan aru, et see looming on ka ikkagi muutunud nende aastatega, eks? Et kui sa võrrelda seda loomingut ennem ja pärast? On, ja eks inimestele natuke meeldivad ikka rohkem need noorema põlve asjad, kui see oli tuljem ja kõik tuli kergemini ja bravuursemalt aga see ei ole seotud, ma arvan, nii palju selle kohaga, kus ma nüüd seal elan või asun, vaid ikkagi vanusega, kus asjad saavad nagu selgeks ja lihtsaks. Ja siis sellest on niivõrd raske nagu laule teha, kui sa ise asjadest aru saad. Laule on tore siis teha, kui sa enam mitte millestki midagi aru ei saa ja siis püüad lauluga leida mingisuguse vastuse. No ennem oli juttu sellest, et seal Vilsandil on ikkagi tihtipeale päris külm ja päris tuuline. See päevitunud jume, mis praegu on, see on ikkagi sellelt reisilt. Et räägime natuke sellest reisist ka, et 3 kuud siis olid kuskil seal Panama lähedal ja seal kandis purjekaga. Kus täpselt ära käisite? No see oli üks selline võistluse moodi üritus harrastajate võidusõit purjekatel üle Vaikse ookeani, nii et Panamast hakkasime liikuma, sõitsime läbi Panama kanali. Ja siis, kellel on silma ees gloobus, siis see suur sinine lageala seal veerand gloobust täis, siis sellest siis nagu ületasime selle Vaikse ookeani, sõitsime Tahitini ilusates parajates tagant tuultes, suurt tormi ei näinud. Päike oli kogu aeg seniidis, temperatuur öösel langes 27 peale, päeval oli ikka nii 35. Ja pärast oli tore, et distantsist aru saada, siis arvutasime kokku, et kui sama teed, mille me purjetasime läbi sõita lennukiga, siis selleks kuluks
9 tundi. No see on ikka tohutu distants järgul. Mida see loominguline inimene selliselt reisilt saab, et kas on nüüd pagasis veel midagi juures, et tekkisid mingid uued huvitavad mõtted? Seal niivõrd ei teki mõtted, vaid võib-olla isegi see tähtsam olukord, et sa oskad nagu oma peas selle valge paberi moodustada. Ega looming tihtilugu ei tule sinna, kus on sigri-migri peas ja niisugune paanika ja arusaamatus. Et kui peas on kaunis klaar ja puhas, et siis äkki mingisugune informatsioon jõuab sinuni kergemini, aga ma võin täiesti valetada, äkki see lihtsalt tähendab, et sa oled hulluks läinud või midagi. Kui Vilsand inimene läheb kuskile Vaikse ookeani peale niimoodi seilama, siis pigem võib-olla linnainimene arvaks, et Vilsandi inimene tahab hoopis linna tulla kuskile rahva hulka, aga mitte minna veel nagu nii-öelda veel kaugemale, veel üksikumale kohale. See alati tead, et tahad aina rohkem ja rohkem, kui sa oled midagi saanud ja kui sa oled Vilsandile saanud, kus talvel on tõesti vaikne, aga suvel on seal ikkagi mingi pea 30 suvilat koos oma inimeste ja kõigega ja siis on küll tunne, et tahaks veel väiksemale saarele minna, kus siis ei oleks nii palju rahvast ja reisidega samamoodi, et neid rannaliival õllerestorane on nähtud küll ja nad on kõik täpselt ühesugused, aga sellist puutumatut loodust on maakeral jäänud nii väheks, kus inimene pole midagi veel ehitanud ega püsti pannud ja mind erutavad need kohad kõige rohkem. Kas midagi igav ei hakka? Et ma teame, et hiljuti just helistasime siin ühele tuttavale, kes elab Vana-Vigalas ja siis küsisime, et mis siis Vana-Vigalas uudist on ja siis ta ütles, et meil on suur uudis. Ma ütlesin, et okei, nüüd tuleb siis midagi suurt ja ta ütles, et naabri koerad läksid kaklema. Et tema jaoks oli see siis, ütleme, kas siis Vilsandil ma saan arvanud midagi sarnast, et seal nagu võib-olla Vilsandil jaoks on see mõni suur uudis, aga mis nagu, ütleme, kogu Eestit puudutaks selliseid asju väga ei sünni, eks? Selliseid otseselt Vilsandil ei sünni. Kuigi ilm hakkab mõjutuma, sest ta on nagu kõige läänepoolsem ja kui läänest enamasti see ilm meil moodustub, siis esimesena kõikidest ilmamuutustest saame meie osa. Ja see, mis on meie uudised, need ongi iga uus lind, kes kohale saabub või sügisel ära läheb. Tuuled, veetasemed, merevärvid, minu jaoks on need nagu uudised. Ma küsin lõpetuseks ikkagi selle tuuri kohta veel, et Jaan Tätte ja Jaan Pehk lähevad koos tuurile, siis kus me siis, mis kuupäevast alates peaksime nagu hakkama otsima neid kontserte ja kui palju neid kokku on, et millistes Eestimaa paikades teid siis koos näha saab? Tegelikult saab suures laastus Eestile ikka ring peale, mida ma väga ootan, kuna mulle nendel tuuridel kõige rohkem meeldib see Eesti matk, et õhtul on see kontsert, aga terve päev on sul ju vaba, sul ei ole mitte midagi teha. Siis otsid need kõige viletsamad teed üles, mida peaaegu kaardil niimoodi, kus on hästi uduselt märgitud ja siis sõidan need läbi ja uudistad Eestimaad. Aga 20. juulil me alustame ja 3. augustil lõpetame, see ilus aeg, loodame, et ilm on ka ilus ja tõesti ma usun, et me paneme ikka plakateid ka üles, kus on kirjal suured need laululoojad, helesinine plakat, et sealt saab näha, kus me siis parasjagu oleme. Igal juhul oli rõõm kuulda sinu tegemistest, mis suvi toob ja soovin ainult edu ja suur tänu selle ajaloolise esimese intervjuu eest, mis siin suvest stuudios tegime. Sain just näha, kuidas kiled võeti patjadelt pealt ära, aga edu teile siin, tulevad ilusad päevad, ma arvan. Aitäh, Jaan Tätte!